tere kõigile Roome Sõiklub kanali jälgijatele. Kus me siis oleme tulnud? Juba tuttav koht, Matsimäe karjääri lõkkekoht. Ja mis siin toimub siis on see, et sügislaager, kuhu on kogunenud väga palju matka- ja loodussõpru ja mõtlesin, et tulen vaatan ka siis. Tegelikult laager hakkas juba eile, aga kuna ma olin nii väsinud töönädalast, siis ma otsustasin kodus puhata ja täna hommikul siis sõitsin siia. Ma usun, et tuleb üks väga mõnus päev, öö looduses, kus on väga palju siis erinevaid huvitavaid inimesi ja vaatame, mis siin siis saama hakkab, mis me siin tegema hakkame. Lisaks vaadake siis lühivideo alla ka, kes särgi võitis, Janek Kaarend oli vist nimi. Nii et Janek, kui sa ei ole seda lühivideot vaadanud, siis vaata kindlasti ja võta minuga ühendust, sest et mõned päevad veel ootan ja peale seda siis võtan uue võitja, kui sa ei ole ühendust võtnud. Vot, aga mis siis ikka, haara midagi süüa juua ja säti ennast mõnusalt siia telefoni, teleka või arvuti ette, kus iganes sa seda vaatad. Ja hakkame siis kuskilt otsast pihta. Vaatame, mis meil siin sügislaagris saama hakkab. Minu tipitelk ka vahepeal püsti saanud. Mis ma vahepeal uuendasin on see, et ma ostsin sellise sädeme püüduri siia otsa. Et vaatame, kuidas toimib. Lisaks sõber Madis laenas mulle oma matkavoodit, nii et tervitus Madisele ka. Ja äärmiselt lihtne, tõmbad lahti ja ongi kokku pandud. Paneme selle sinna tuppa ära. Mõtlesin, et panen praegu püsti ära kõik, et ma ei viitsi hiljem mässata, saab rahulikult siin aega veeta. Aga selline ta siin välja näeb. Matkavoodi, ütleme niimoodi, et jalgsi matkal lähed, siis seda raske vedada, aga autosse kaasa võtan täitsa okei. Ahju kõrvale ja nii ta läheb siin. Käime natuke laagri peal ringi ka, vaatame, mis meil siin on, kuidas inimesed ööbivad. Siin on niimoodi pandud autotelk koos ahjuga. Tavalised telgid. Taga on ka üks tipitelk esindatud. Hämmokid. Matkaautod, telgid. Kes on kes ennast tutvustab? Tere. Perega ratastel. Tavaline mees metsas. Kõiksugu magamiskohad on esindatud. Tere, looduse keskel ka kohal. Head isu. No, tal on vähe suurem ja vägevam tipitelk võrreldes minu omaga. Teil on nagu siuke hea laager siia püsti löödud. See on päris uus matkamasin. Saun on ilusti kohal, tünnisaun, kanuu, saad siit saunast tulles otse vette joosta. Väga lahe. Ma arvan, et eks õhtul lähme teistime selle sauna ära ka. Pandi kohe valiku ette siin. Näita seda siis ka juba. No. Litsi-pitsi ette, jah. Too meenutab mulle seda metsakohinat, mis A1000 müüakse, kui olete saanud. Nimi on tuttav, aga... A1000 on üks metsakohin, mida müüakse seal. See on ka päris hea. Nii, siin Jasper juba harjutab slackline'i peal, et pesa on tal püsti löödud. Oled kõva käsi slackline'is, jah? Nüüd hakkasin lõpuks õppima selle peenikese liini peal 2 meetri kõrgusel, ehk siis kui kukud, siis kukud kõvasti. Et siis on vähemalt kogemus käes, et... Kogemus on olemas, jah? Ja suudad siis tõusta siia püsti ja tasakaalu ka hoida? Otse liini peal ei suuda, seda ma pole veel õppinud, aga toega küll, et mööda puud tulen, siis saab... Järgmine asi olekski see, et ma õpin ilma käteta püsti tõusma. Ahah, no, väga lahe. Troonid ka siin möllavad. Ja mis siis saama hakkab? Saama hakkab see, et Martini juhendamisel läheme matkale.
ja vaatame, mis me siis huvitavat näeme siin ümberringi. Ja ma arvan, siit välja tuleb ikka. Hakkab minema, ta tuleb järgi. Tegin Google Mapsi lahti ja siis keegi oli sinna juba varjendi peale pannud. Ei olnud vaja. Vaba paar tundi oli kohe. Kus me siis jõudsime? Tuttav koht. Olen varasemalt lühivideo teile teinud sellest. See on siis jaapanlase tuumapunker, mis siia kunagi ehitati. Lähme vaatame sisse. Selline see hoone siin on. Ma võib-olla eksin, ma ei ole kindel, saate kommentaarides ümber lükata, aga kas see on ainuke tuumapunker Eestis? Ma küll ei tea, et meil rohkem oleks. Kunagi mingi jaapanlane siia selle plaaniga tuli, et tuumapunker püsti, et kui peaks tuumasõda tulema, siis tema elab üle, aga kindel ma ei ole. Mis meil täna on, siis meil on 8. november või? Ja need kukeseened täitsa olemas veel. Ja siit ega alguses vaatad, et mõned on, aga tegelikult hakkad siit vaatama, siis igale poole läheb metsa alt kollaselt, et kukeseeni on veel. Siin on kindlasti nii mingid rajakaamerad ka, nii et Karu pildistada, jah? Martini läbi viidud matk on siis läbi saanud, nüüd on lihtsalt sirge tee laagrisse tagasi. Aga üks asi, mis mult on mitu korda küsitud ja mida olen inimestelt ka kuulnud, on see, et põhjus, miks nad matkamas ei käi, on see, et kas jääb julguses puudu või lihtsalt ei olegi kellegiga koos minna. Ja minu arust, vähemalt ma ise elus olen kõiki asju teinud üksinda ja olen harjunud tegema. Aga kui sul ei ole kellegiga matkale minna, siis ma oskan teile ühte meest soovitada, et Martin. Tere! Räägi, millega sa tegeled? Mina korraldan matkasid, just nimelt, et Eestis siin peamiselt päevamatkad või nädalavahetuse matkad ja siis pikemad matkad Eestist väljaspool, Soome, Rootsi, Portugal, Šotimaa tuleb järgmine aasta veel ja igasuguseid plaane tuleb veel juurde järjest. Nii et kui sa seda videot vaatad ja sul on kogu aeg see mõte olnud, et tahad matkale minna, aga sul ei ole sõpru või kellega minna, siis ma arvan, et Martin tuleb teile appi sellega, et tal on ju samamoodi, ega enamus inimesed, kes tulevad sinna ja üksteist ei tunne, et saavad matkal tuttavaks ja see ongi süke hea alustala, kust alustada, et võib-olla alguses sul ei olegi neid teadmisi matka või selle kohta. See ongi täpselt see koht, kus sa saad kas või ühekordne investeering. Et käid ära, saad uusi tutvusi, õpid, järgmine kord juba lähed üksinda näiteks. Mis sa veel, Martin, oskad öelda inimestele, et kas tasub sinu juurest alustada? Jaa, kindlasti, sest mul on algajatele sobivaid matkasid küll ja küll. Nii et kui see sind kõnetas, siis kus me Martin sinuga ühendust saame? Ma tegelen sellise matkakorraldusettevõttega nagu Trekkzone. Trekkzone.ee ja Facebookis leiab ka üles Trekkzone'i.
nii et minge vaadake üle ja kindlasti ärge jätke elus asju tegemata sellepärast, et teil ei ole kuskile minna. Ma usun, et see ühekordne investeering matkajuhiga on juba piisavalt hea nagu alustamiseks, et käige ära, õppige, vaadake ja saate ju mälestusi juurde. Pärast tahavad endale veel. Panen taskusse. Noh, Eero kadus ära või? Pidi potiga tulema ja rohkem teda ei ole. Kuivtoitude puhul, nagu sai ürituse kirjelduses ka pandud, on see, et sa tavaliselt maitsed ühte, see on rõve, siis proovid järgmist, see on okei, ja kuna üks oli rõve, siis kolmandat enam sa ei proovi. Ja sai siin võetud ühendust paari kuivtoidu pakkujaga. Tactical ütles, et see on väga hea mõte, saatis meile assortii. Food Force saatis meile oma, siis ütleme, põhiroad ja Meki puhul, kuna ma teid oma raha eest toita ei taha, siis Meki pakid on lihtsalt mingisugused jäägid, mis kuskilt kellegi kottidest on tulnud. Samuti siis on see, et tegelikult võtke julgelt kohvi, seda meil on veel. See on Eestis röstitud, kuivatatud lahustuv kohvi, mis võiks öelda, et on siis lahustuvate kohvide niisugune Rolls-Royce või et sellest paremat lahustuvat kohvi, kui keegi teab, jumala eest, andke tulla. Ja kui kellelegi meeldib juua kohutavat Nescafe'd, siis me ei kritiseeri kedagi. 3 ühes on omal kohal siis, kui on nii. Aga mis meil hakkab siis toimuma? Me tahaks välja selgitada, mis on kõige paremad ja äkki suudame mingisuguse objektiivse elemendi sinna juurde panna. Ehk siis üritage välja mõelda, mis on teie lemmik. Ja korjame need kuhugi paberi nurga peale kokku. Et mis siis on nagu siuke, et jah, see on niisugune, need on nüüd mingid siukene, et saab mingi topi. Ja paneme hunniku vett siin nüüd korraga käima, üritame võimalikult palju nendesse pakkidesse korraga, et nad hakkaks toimetama. Eeldatavasti umbes 15 minuti pärast saab hakata maitsma, ehk siis oma lusikas, oma tops, igaüks võtab natukene pakist, lusikatäie, maitseb ja jätab meelde. Siin on kokku neid mingisugune, ma ei tea, 20 erinevat rooga. Sellist asja ei ole minu silmad varem näinud, kui korraga nii palju huugab siin. Nii palju gaasi korraga läheb siin. Aga toit tahab tegemist. Aga nende puhul on, et meil saadeti neid ka, kui praegu jätsime neid kõrvale sellepärast lihtsalt. Nii kaua kui toitu ootame, siis ma tegin siia tule ka alla, et natuke ära kuivataks seda. Muidu öösel magama tuled, siis on kole niiske. Tuli on all. Huvitav on selle ahjuga see, nii ukse lahti teed, siukeb suitsupahvakas üleval, aga muidu on täitsa asjalik. Toitude juures käib üks usin valmistamine, aga nii kaua kui need toidu valmivad, siis siin on ka laat, saate metsa laadale tulla. Et kui peale Martini matka saapad enam ei päde, siis tuled võtad siit uued. Aga päriselt kui. Nii. Kana teriyaki. Kana teriyaki on päris hea. Maitsev. Aga keskelt on näed, riis on... Nii, see on chili con carne riisiga. Okei. Ka maitsev. Siin on kus. Kus valge kalaga. jah, et see on selline okei, aga siin see toob soola saada. Nii. Kus on jõle mage. Kala maitset on vähemalt. Potentsiaali on tegelikult natukene panna soola juurde, siis võiks olla hea. Et see ongi nagu see, et ma ei saa aru, miks nad ei pane näiteks maitseine pakke kaasa. Jah. Nii, mis siin on? Pasta bolognese kohe. Sa lähed seda ikka päris hea. siin on mushroom. Nii, need on siis Meki firma omad, mis me praegu... Meki oma firmad järjest. Pasta bolognese. Kuidas see on? Nii, pasta bolognese. Enne kui sisse ära panna, siis tuleb veidi südama muidu. Mehhiko pärane. Täitsa hea. Mehhiko pärane.
Supp. See on supp või? Mille supp see on? Miitsupp. See on see, mis sina tõid, mida sa tahtsid sööma hakata. Siis, kui sa mind takistasid. Siis, kui ma sind takistasin, jah. Ei ole siin midagi, et hakkad lihtsalt sööma. Nii, kartulipuder kanaga. Huvitav. Midagi puudu. Nii, oih, Ta on niisugune... kartulipuder kanaga. Jah, ma saan aru, midagi puudu. Ta on niisugune tomatine. Väga hea. See on kartulipuder või? Jah. Millega? Kanaga. Kanaga? Nii, proovime siis ka seda miitsupp. See on päris hea. See on tõesti hea. Nii, lihasupp. Kartulipuder ja praegu oli kana. Nagu magus rassolnik. Kanaterjaki ja kartulipuder on praegu minu topis. See miitsupp, see on nagu suhkruga rassolnik oleks. Ja võt see miitsupp ei ole nagu suurem asi. Kanaterjaki on tõesti hea. Kanaterjaki. Nii, vürtsikas kanakarri. Edasi taktikali juurde veel. Ma kuulen, mida võtta panna. Mis see? Nii, vürtsikas kanakarri. Nii, loomaliha. No, vürtsikas, aga muud midagi seal ei olegi. Proovime teiselt poolt löögile saada. Nii, mis teil siin on? Mushroom risotto. Maitseme. Jaa. Maitseb kindlasti väga palju parem, kui välja paistab. Nii. Seenelõhn on. Maitse ka. Valge veini lõhn on ka. Valge veini teema on teine. See on nagu hunnik. Ei hakka ütlema. Miks ei ole nagu valget veini? Kellel on väiksed lapsed kodus, siis nad teavad väga hästi, mille moodi see välja näeb. Veiseliha kuljaš kartuliga. Nii. Valge vein niimoodi nagu paned vett peale, eks ju. Ütleme nii, et see meki kartuli oma, mis iganes ta oli oluliselt maitsvam. Kõvasti, jah. Aga see seenerisotto oli küll maitsev. Kui on vürtsikam toit, siis ikka läheb paremini peale kuidagi. Nii. Nüüd ei saa enam luikat teha. See on mingi hommikupuder vist. Nii, millega siin on tegu? Siin on mingisugune, see pidi hea olema. Läätse Stroganov. Nii, mis see nüüd on? Nii, Läätse Stroganov. See on maitseb. Maitseb tõesti hästi. Nii, järgmine asi. Arrabbiata pasta kanaga. Aga siin on juba nagu täitsa pasta moodi. See on okei. Nii. Ei ole suurem asi. Veise Burgundia pada. Nii, proovime seda. Maitse vähemalt on. Väga hea maitsega. Mõnusad siuksed nagu kiuline veiseliha tükid on sees. Mekime ka. Nii, see on lõhe pasta. Chicken curry. Lõhe pasta valge veiniga. Proovime seda ka. Lõhe pasta valge veiniga. See on mis see? Spinati mingi värk. Väga hea. See on päris hea, seda kiideti. Siin on mingi aasiapärane toit veel. Mingi aasiapärane veiseliha toit. Ka väga hea. Tule siia vahele. Nii, aga mulle maitsmisest aitab. Ja mina tahaks maista nüüd seda kohvi. Proovime selle kohvi ära, mis siin toodi. Eestis röstitud käsitöökohvi. Maasikapiim. Maasikapiim, just täpselt seda me oleme siin joodud. Maasikapiim pitsist. Ma arvan, et Vana-Tallinnale on konkurent tulnud. Nii, proovime selle Eesti kohviga ära siis. Väga tugev kohvi maitse. Et ma üldiselt muidu musta ei joo, aga see on täitsa mõnus. Koorkoos alkoholiga. Väga hea. Sul jääb lusika küll. Noh, et õhtul aega kokku hoida ja ei peaks pimedas seegendama, siis madrats, padi ja magamiskott ka valmis. Ja siin on mõnusalt kuivaks juba muutunud.
kuni veel päevavalgust on, lähme käime saunas ka ära veel. koirusaunad.ee Lähme teeme kiire leili siis. On teil ruumi? ei, kõik on täis. Peale meie. Leil oli hea. Kastame korra vette ka. Ops. Jäine. Väga jäine. Peale leili väga mõnus ja väga külm. Läheb soojaks, kui sa seal niimoodi möllad temaga. Kui kellelgi on tainast, siis tooge ette. Ai, nüüd on liiga see kuradi... Ei no see üks küll. Siin on vorst ja mis see oli? Esimene ongi raske. Järgmine pitsa või? Esimesed 2 tulid kiiresti, jah? Kedagi tihti kui varmas. Nii, esimene emotsioon. Väga maitsev. No hommik, üks mõnus pikk kuni tehtud ja ega midagi, tuleb vaikselt ennast vist siin üles ajada ja asjad ära pakkida. Väga mõnus siuke ärkamine on olnud. Ega eile ka see õhtu möödus siin jutustades ja asjades ja ei hakkanudki väga palju midagi siin pimedas filmima, aga väga mõnus õhtu inimeste seltsis. Vot, ega midagi, riided selga ja lähme vaatame kiire kohvi kuskilt. Eile proovisin seda Brasiilia kohvi, võtame täna siis Kolumbia oma, mis siin see Eestis tehtud on. No vot, head sõbrad, seekord siis selline väike seiklus sai siin sügislaagris koos paljude toredate inimestega. Mina siis pakin selle telgi vaikselt kokku ja valmistun koduminekuks. Ootab muid asju ka ees. Aga mis meil siin siis lähiajal veel tulemas on? Tulemas on see, et nagu ikka võtame mingid käigud loodusesse. Mulle on jõudnud väga palju huvitavaid toidupakke eri riikidest, mõni eksootilisem kui teine võib-olla. Ja testime need ka ära. Uut varustust on ka natuke jõudnud. Tahaks selle ära testida. Eriti just, et meil on praegu need vihmased ilmad. Siis on täpselt paras aeg, kus neid testima minna. Aga mis ma siis lõpetuseks ütlen? Kui vähegi tahate kogeda loodust, uusi tutvusi, uusi inimesi, siis kindlasti külastage neid laagreid, mis siin korraldatakse ja tulge vaadake ka siis üle, et leiate enda jaoks midagi huvitavat. Aga seniks siis olge mõnusad ja näeme siis juba järgmises videos.